kuningatütar, kel polnud häält. Filmilooja võib teinekord ammutada inspiratsiooni ka ainest, mis esmapilgul näib täiesti ebakinematograafiline. Ükskord mul oli niisugune idee, et teeks inimese häälest. Ja inimest pärast enam justkui ei ole. No mitte, et ta peaks surnud olema, aga hääl elab edasi. Ja siis ma mäletan, et kutsusin Toomas Raudami enda juurde, rääkisin selle loo talle ära ja ta küsis, et palju meil aeg on ja ma ütlesin, et aeg on lõpmatus. Aga Toomas on inimene, kelle juures on niimoodi, et kui teile mingi hästi kiire tähtaeg öeldakse, et siis ta ütleb, et ta jõua. Aga kui öelda, et aega on viimse päeva laupäevani, siis on paari nädalaga valmis. Mitme juturaamatu autor, Tallinn Filmi toimetuskolleegiumi kirjanikust liige Toomas Raudam alustab tööd häälestsenaariumiga samal suvel, kui Peeter Simm väntab Otepää lähistel telefilmi Tants Aurukatla ümber. Siis oli Tiina Lokk, kes ka niimoodi aitas seda filmi nagu läbi suruda. Nagu ta mulle ütles, et seda ei taheta, sest seal ei ole nagu niisugust lugu taga ja või ei ole selgesti loetav ja ega ma olen sellega praegust seda vaadates, ega seal tõepoolest niisugust päris head dramaturgiat just ei olegi. Rohkem mängivad sellised meeleolud ja selles filmis kõik mis head on tegelikult ikka Peetrilt. Ja. Mina pidin enne 2 luuletust. Peeter Simmi ja Toomas Raudami filmi lugu toetub motiividele legendaarse raadio ning lavahääle Imbi Valgemäe päevikutest. Samuti on kasutatud näitlejate Ruut Tarmo ning Mari Möldre elujuhtumisi puudutavaid arhiivimaterjale. Mul on raadio nagu hästi lähedane, sest mul on raadio pealt üles kasvatatud. Lapsepõlvest oli meeles Imbi Valgemäe lugemine. Imbi Valgemäe on fenomen, nagu Louis Armstrong või Jimi Hendrix, eks ole, või Georg Ots. Nüüd ma muudku otsin aga õhtu. Siis ma pidin kombineerima sellise tegevustikku, mis seda süžeed hõlmas ja neid elulugusid kuidagi puudutas. Mäletan seda, et too episood seal Küünis, kus Imbi kuulab raadiot, selle ma sain ühe omaaegse raadioinimese käest selle mälestuse. See on nagu koondkuju. Siin on lähtutud faktidest, aga siin on ka samamoodi lähtutud näiteks faktidest või õigemini nendest emotsioonidest, mis me saime Toomasega küüditatud päevikute lugemisest. Et selles suhtes inimene, kes ei tea, kes on Imbi Valgemäe, võtab selle filmi täpselt samamoodi vastu ja võib-olla isegi paremini. Sellepärast, et ta ei hakka mõtlema, et kas üks või teine fakt on elutruu või mitte. Mängufilmi Inimene, keda polnud sündmuste aeg, on üks dramaatilisemaid perioode eestlaste viimase sajandi elust. Aastad 1939 kuni 1949. Me arvasime, et räägime ühe põlvkonna Eesti näitlejate või raadioinimeste saatusest. Ma ei hakka üldistama Eesti rahvast, see käib iseenesest kaasa. Ikka ja jälle kõlavad marsilelid. Ja see jutustus ei ole päris niimoodi, et kui inimene on sakslane, siis ta on tingimata koonduslaagri arst või ahtung, schneller. Ja kui ta on Sovjeti raadio tolleaegne DJ, et siis on mingi täiesti tülgastusväärne niisugune reetur. Raske on kirjutada sellist stsenaariumide filmide sellist filmi, mis läbib mitmed etapid meie ajaloos, kus on tegemist topeltokupatsioonidega, et see kõik oleks aru saada. Inimene, keda polnud, jõuab ekraanile 1990. aasta aprillikuus. See on aeg, mil Eesti kinodes näidatakse välismaa tippfilme ja ammust maailmaklassikat, mis varasematel stagnatsiooniaastatel on Nõukogude Liidus näitamata jäänud. Arhiivid läksid lahti sel ajal. Siis me saime tuttavaks Mart Laariga, kes oli konsultant ja kes esimesena nagu viis ja tõi meile näiteks küüditatute päevikuid, mida me lugesime. Me otsustasime kasutada vana kroonikat selles filmis ja viia nii-öelda oma tegelased kroonikaga kokku, nii et me vaataja ei märkakski, et see läheb nagu otse üle. Mustvalge film oli mind kogu aeg huvitav. Mustvalge on nagu, mõtleksin, kunstipärasem ja sobib kinosse ja see kino kuldaeg ikka on mustvalge.
tolle ajastu võimalused, mis on sul värvipoes saada ja toonide segamisel ja tapeetide ja selliste suurte pindade töötlemisel muudab mustvalge film mõnes mõttes pisut lihtsamaks, kus sa pead tegelikult ainult mängima heletumedustega, eks ole, sa pead väga põhjalikult tegelikult uurima ja katsuma teha mustvalgeid fotosid, et vaadata, kuidas seal hakkab mängima, tähendab pooltoon ja täistoon ja teatud valgustes. Tol ajal oli iga detaili ja asjaga oli tohutu jama. Aga Otto Fisch? Ma mäletan, et oli väga traagiline, oli tapeedi hankimise saaga. Ma tahtsin saada sellist tumedat, väikese heleda mustriga ja ajalooline välja näeks ja 80-ndatel see tapeedi valik ei olnud sugugi selline, et lähed poodi ja ostad. Millal ma oma pilli kätte saan? Siis, kui hitlerlik Saksamaa on puruks löödud. Toomas omas niisugust kindlat ettekujutust, et see peaks olema Paide taolises linnas. Ta ise Paide poiss. Ja siis me käisime seal koos Hardiga. Käisime seal ikka päris mitmeid kordi otsimas neid tänavaid ja neid nurkasid. Ja see on vana tõsiasi, et see natuur, see võttekoht peab sind innustama või sind kuidagi inspireerima, et ta peab sind mõtlema panema või et sa hakkaks see tööle. Ei hakanud seal tööle. Haapsalu. Vot see hakkas rääkima kohe. Me läksime, käisime ilmselt Haapsalus kevadel. Kui lumi oli sulanud, aga oli veel nagu ei olnud rohelist. Oligi nagu mustvalge. Kõik, loodus ka. See oli ikka niivõrd maaliline. Oma niisuguses räämas, mahajäetuses, oma sellises tundes, et siin on olnud kunagi midagi väga uhket. Kogu see promenaad ja kaldapealne ja kõike me ei kasutanud, aga see oli see koht, mis hakkas rääkima. Ja siis oli selge, et teeme välisvõtted seal. Peaosa mängima valib Peeter Simm Katri Horma, kes äsja on kehastanud Eliiset Helle Karise muinasjutufilmis Metsluiged. Peegli ees seab patse minu noorem tütar Mari, siis ta raputab pead niimoodi, nagu naised teevad seda vahel niimoodi, eks ole, soengut tehes. Ja selle raputamise pealt tuleb meil sisse Katri sama peegli ees. Ja see on niivõrd loomulik, et paljud inimesed ei pane seda tähele, näevad, ahah, sai vanemaks. Üks sündmus tuleb, teine sündmus tuleb, kolmas sündmus tuleb ja ta lõpeb ära kuidagi nii, et see imbi on võib-olla circa 35-aastane, ta on juba represseeritud, ta istub seal Kivisöe hunnikus ja ütleme, kuskilt silmist paistab vabadus, aga senimaani on ta inimene, kes sõltub kõikidest teistest. Ütleme, et kui ta on laval, kui ta on kuskil stuudios, et see nüüd tema hetk. Aga kõik muud nii-öelda välised liinid, et see on kõik teiste teha. Et selles mõttes väga kurb lugu. Ta ei saa olla seal peategelane. Et peategelane ajalugu ise. Meil olid 2 põhikonkurenti, Katri Horma ja Kärt Kross. Selle rolli peale tüdrukud aitasid üksteist, see oli nagu suurepärane näide niisugusest kollegiaalsest üksteise toetust. Nad mängisid üksteisele vastu ja mõlemad mängisid hästi. Ja lõppes niimoodi, et pildis on meil Katri, uut elu näha saa. Helison, Kärt, kelle sisserääkimisvõimed olid lihtsalt suuremad. Luude livude tingakan. Ja Kepi mulda torkas. Tarmo Kivi ehk Ruut Tarmo on ekraanil Ugala näitleja Andres Lepik. See filmis on minu meelest kõik meestegelased on rohkem sellised just nimelt märgilised nähtused erinevalt naispeategelasest, kellel on siis ka mingisugune psühholoogiline roll peale märgilise kanda. Ju ta prototüüp Ruut Tarmo on. Seal oligi Ruut Tarmo aluseks võetud, kes käis erakordselt korrektselt riides, alati triiksärgi, lipsu ja korralikult pressitud ülikonna ja viikidega. Oligi niisugune hästi stammis mees. Riia teebki inimese ülikonna tegumood, laiad püksid, see annab kõnnakule teise, kinga kontsa kõrgus annab kõnnakule mingisuguse asja. Kui Ruut Tarmost rääkida, siis tema kandis meil kõrgeid kontsi teadu pärast. Mingil hetkel tulevad seal partnerid. Üks oli sakslane, teine oli eestlane, üks oli viiulimängija, teine oli näitleja. Aga tegelikult samamoodi nagu Imbi endaga, et ta sattus sellise saatuse pöörisesse ja ma ei kujuta ette, kui Imbi elaks nagu praegusel ajal, et mis tast praegu saaks. Tõnu Raadik on ka üks Peetri sõpradest.
muusik ja väga hästi mängib viiulit ja seal oli vaja just, et mängiks see tegelane viiulit. Kindlasti oli seal armastuslugu, aga otsa ta ju sai, mitte loomulikul teel. Ei tea, mismoodi ta oleks edasi läinud, kui ei oleks olnud sellist lõppu, nagu selle lool oli. Ja teie Fish kinnitada seda diagnoosi allkirjaga? Seal ta viiaks ära Tarmokivi, nagu ma mäletan, jah. Mina olin siis noore Imbi Valgemäe isa rollis ja Peetrile on ju alati meeldinud ikkagi mootorrattad ja kõik sellised värgid, et ei saa ühte filmi kah, kus ma ei peaks mootorrattaga sõitma. Temal on ju rongid lemmikud ja seal on see teema, rongide teema. Imbi kuulab rongi tulekut. See raudteejaam oli risti, kui sinna veel tuli kohale siis auruvedur ja no vägevad niisugused massistseenid olid. Praegu vist oleks juba päris raske niisugust teha. Ristil ei lähe enam rongi. Peeter armastab kindlasti improviseerida ja täiesti võimatu on talle peale suruda stseeni, mis oleks otsast lõpuni nõnda mängitud, nagu ta kirjas on. See on tema lust ja lõbu ja kui ta seda teha ei saa, siis võib arvata, et asi ei õnnestu. Ta andis just nimelt selle vabaduse, et igaüks leiaks selles loos oma rütmi, et ta siis oma nii-öelda legod saab pärast kokku panna. Tekst muutus iga päev, ka tuubite vahel muutus tekst, nii et lõpuks ei olnud teksti mõtet vähe õppida. Palju sai ka improviseeritud, kuigi enamus asju on päris stsenaariumist ja osa on kummalised ja seletamatud ka praegu näiteks, et miks need kvartslambiga ennast päevitavad inimesed räägivad korraga Hannibalist, mina ei tea. Kui sa Toomase käest küsid, mul on kindel tema ka oskas midagi täpselt vastata. Ma tõenäoliselt oletan, et ta midagi Hannibali kohta luges sel ajal ja sellepärast see sinna sattus. Läks teises Puunia sõjas elevantidega üle Alpide. Hans, ole tõsine. Ma olengi. Ma mäletan ühte väga ilusat surmastseeni, kui Imbi mulle luges muinasjuttu. See oli küll kummaline tunne ja see oli teistel ka ilmselt, sellepärast, et stuudios oli ülim vaikus ja sa tunned, et kui kaader kannab. Ta oli jälle järve ääres kitsi karjatamas, kui tuli veest välja vetevaim. Tolle hetkel ma mõtlesin ka selle, et kui ma ükskord suren, et küll oleks ilus, kui keegi loeks muinasjuttu. See oli naljakas, see, kuidas Sulev Luik seda marutööri kehastas. No see oli ikkagi nii, et naera pisarateni. Sellise väga osava näitlena tegi seal mitmeid variante ja hiilis ja me kõik nagu rööksime naerda. Et tegelikult ma ei tea, ta läks võib-olla žanrist välja natukene, aga see oli väga lõpus. See on puhtalt Toomase väljamõeldud tegelaskuju ja minu meelest väga iseloomulik sellele filmile, sellele ajale. Ma ei tea, siis ta on minu meelest õnnestunud ka selles mõttes lausa plastiliselt, eks ole, et see roll, mille Sulev Luik tegi, et ta liikus, see oli nagu toonekurg. Te vabandate? Palun. Seal on palju selliseid kihvte ja efektselt lavastatud episoode, aga Toomase stsenaariumis sees oli tegelikult veel suurem inimlikkus ja tragöödia, kui see selles filmis nagu ekraanilt välja tuleb. Lõppkokkuvõttes on ikkagi resultaat ju väga-väga hea. Peetril on kahte moodi filme. Ma vast olen seda talle ka ise öelnud, et tal on osad filmid, mida ta saab kokku ja osad filmid, mida ta kokku ei saa. Et see on nagu montaažilava küsimus tema juures. Mulle tundub, et selle filmi puhul on tegemist filmiga, mille ta kokku sai. Tal kipuvad stseenid kõik jääma lühikeseks, ühepikkusteks. Nagu ta ise ütleb, need on nagu Rakvere viinervorstid, eks ole. Ja miks see toimub, ma ise arvan nii, et see on niisugune metsik oma materjali läbivaatamine ja siis iga stseeni tühjendamine igast professionaalsest üleliigsusest või halvast. Ja lõppu ma ütlesin ükskord Peetrile, jätta mingisugune halb lause kas või sisse, sest see dramaturgiliselt on nii oluline. Peeter vaatas mulle otsa, ütles tõsiselt, aga mina tahan nii teha.
Mulle tundus, et ta teadis, mis ta teeb selle filmi puhul küll. Erinevalt Ameerika mägedest, kus ta nagu üldse ei teada, mis ta teeb. Siin oli tegemist niivõrd tugeva materjaliga, mis seisis nii hästi koos, et ma ei mäleta tegelikult üldse mingeid probleeme selle filmi võtete ajast. Kui ausalt öelda, siis tuli see film väga kergesti. Kui see võtteperiood, olgugi, et meil oli pikalt ette valmistatud, mis on väga tähtis selleks. Aga ta tuli üpriski kergesti, et ei olnud niisugust suuri ponnistusi. Mul on kuidagi see filmi protsess jäänud selline see easy'na meelde, siuke kergena, kuna seal mitte midagi liialt palju üle ei tähtsustatud ja ei olnud sellist momenti, et režissöör ei tea, mis ta teeb. Et selle tõttu ei olnud ka neid kordusvõtteid. Selline hea ja kerge ja suvises õhkkonnas. Siin oli siis ja on praegu üks kõvemaid proffe, kes meil selle ala peal võtta on. Et jälgida, kuidas tema näitlejaga töötab ja kuidas ta operaatoriga stseene üles sätib. Ma arvan, et see andis ka mulle julgust mängufilmi kallale asuda, sest et mul ju erialane haridus puudub vastupidiselt Simmile. See oli suurepärane kogemus ja ma olen väga õnnelik, et ta just mind valis oma filmi kunstnikuks. Ma ei liialda, kui ma ütlen, et see inimene, keda polnud, on meie nagu Peetriga koostöös kõige parem film. Selles mõttes, nagu, ta on kõige täpsem võib-olla selles mõttes, et nagu püüdsin olla toeks selles, mida tema soovis, mida see lugu endast pakub, et seda visualiseerida. See film kuulub Simmi kindlasti parimate filmide hulka ja tegelikult see näitab ka seda, et see on ju esimene film, mis valiti ka Cannes'i Eesti filmidest välja. Maikuus 1990 viibib 43. Cannes'i filmifestivalil esmakordselt Eesti režissöör oma filmiga. Peeter Simmi Inimene, keda polnud, linastub uusi huvitavaid lavastajad tutvustavas programmis Režissööride dekaad. Siin on võimalik õieti kuhugi sisse saada. Nii et see oli väga kaootiline, see oli tõelise sovjeedi käik. Mul ei olnud ei lipsu, ei musta ülikonda, siis sandaletid olid, mis isa oli ostnud Kivielis allahinnatud kauplusest rubla 50 eest. Ega seal mingit suurt, väga sellist kisa ei olnud, aga oli väga positiivne suhtumine sellepärast, et juhtus olema nagu see aeg, kui, ma ei tea, ei olnud nagu saak eriti suur sel aastal. Ja siis käisid ikka need jutud, et mingi kõrvalprogramm on parem kui põhiprogramm, see käib iga kord, eks ole. Liberation kirjutab, peaks olema lausa silmakirja teener, kui teid liigutaks selle filmi hoolimatu võlu. Peeter Simmi täielik vabadus, mis paneb teda kõike katsetama. Finaali mõtlesime välja juba siis, kui me pidime seda filmima hakkama. See oligi päris filmi lõpus ja see oli minu meelest meil niisugune idee, mis oli küllalt täpne ses mõttes, et me viisime läbi nagu selle asja, et praktiliselt inimene ei räägi, ta on tumm, aga ta hääl elab eraldi edasi. Ja hääl elab ilusamat elu kui inimene. Ta lõpeb ju lootusrikkalt. Ta istub seal Kivisoe hunnikus ja silmades on tal vabadus. Et me ei tea, kuidas see tegelikult edasi läks. Isa läks hommikul linna ja lubas mulle Sahharovi poest saapad tuua. Et kui kingsõppe juurest ei saa, siis toob Sahharovi poest. Mina pidin enne 2 luuletust pähe õppima, et siis on saapad. Aga mina mõtlesin, et olgu.